Vau, mis hotell. Ma jõudsin kohale ja seekord me oleme Vilniuses. Ma sõitsin esimest korda Sassy äriklassiga või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse seal. See oli väga huvitav kogemus. Ma sain läbi turvakontrolli vähem kui 5 minutiga, sellepärast et neil on oma mingi privaatturvakontroll, kui sa lähed fast tracki ja väga mõnus, sain kiiresti välja, kiiresti sisse. Nüüd ma võib-olla saan aru, miks inimesed on nõus selle eest maksma, aga siiski see on ka hea koht, kus raha kokku hoida, nii et, you know. Me oleme hotellis, mis on Vilniuse kesklinnas. Ma tegin siia natukene hotellituuri ka. Meil on siin kirjutuslaud väga ilus, voodi, mingisugune kunsti, art piece, väga ilus kapppeegel ja no vannituba. Aga iga kord, kui ma lähen reisile, siis ma nii loodan, et seal on vann, sellepärast et vann annab mulle nii palju mingit vaimset jõudu. See on minu viis vist mediteerida ja ma naudin seda täiega, nii et ma olen väga õnnelik, et see siin on. Üldse ma olen nii tänulik, et see video on tehtud Chaneliga koostöös. Kui ma tulin tuppa, siis ma nägin, et siin on mingi pakk, nii et teeme selle paki kiirelt lahti. Eye cream! See on siis see Powder to Foam Cleanser. Nii ilus pudel. Seda seerumit ma olen mega palju kasutanud. Meil on täna dinner Chaneli turundajatega ja siis teiste influenceritega, kes siin reisil on. Ja õnneks ma jõuan suht vara koju, ehk siis ma saan minna vanni ja võib-olla Successionit vaadata või midagi lihtsalt nagu minu aeg, siis ma olen nii palju tööd teinud, mul on ainult eksamiperiood olnud, ma olen täiesti nagu rivadeks ennast stressanud, nii et ma mõtlesin, et ma tulen siia 2 päevaks ja lihtsalt võtan aja maha ja puhkan. Ja no okei, teen natuke tööd ka, aga siiski nagu peamiselt puhkan nii palju, kui ma saan. Ja siis homme meil on mingisugune event. I don't know what that will be. Ma lihtsalt tean, mis on dress code ja see ei ole väga pidulik, ehk siis ma olen võtnud hästi minimalistlikud outfitid kaasa, aga mul on väga ägeda tehtud. Kas ma teen täna või homse jooksul ka Q&A, elu update'i, ma ei ole siia YouTube'i mitte midagi postitanud väga pikka aega, sellepärast et ma käin ülikoolis ja täiskohaga tööl ja mul lihtsalt ei ole aega, et 3. täiskohaga tööd omada kahjuks. Muidu ma teeksin hea meelega videoid. Ma pesin oma juuksed ära. Lihtsalt infoks, millega ma neid pesin. Vohtüki šampoon. Super hea. Nagu tõesti nii hea. Täiega soovitan. Ma sain selle kingituseks, aga nagu ma olen seda aasta aega kasutanud ja see on minu go-to šampoon. Ja siis Löwengripi Repair and Shine Conditioner, mis on nii tore väike purk. John Frieda Mousse. Ma olen juba seda näidanud kuskil. Tund aega. Mul on tund aega, et ennast korda teha. Jah, ma just föönitasin oma triiksärki, kuna mul ei ole aurutajat ja Dyson töötab mul hästi. Okei, mul on pool tundi aega, et teha hea meik. Ma panin endale seda seerumit, näokreemi. Ma mõtlesin, et ma vastan paarile küsimusele. Kes ei tea, siis ma töötan täiskohal ja ma õpin ka täiskohal, ehk siis ma õpin bakalaureus samal ajal, kui ma töötan täiskohaga IT-s. Ja ma õpin majandust. Poliitmajandust ja ma teen minor kraadi Entrepreneurship Finance'is, ma ei tea, mida see tähendab eesti keeles. Ärijuhtimine või? Mul on viimane semester isegi. Ma pean hakkama tegema oma lõputööd. Brittaga, ma ei tea, kas ma olen siin kanalil temast rääkinud. Ja kuna ma võtsin viimase selle minor degree raames hästi palju VC-fondide teemal kursuseid, siis võib-olla hoopis veel midagi sellest ei tea. Me ei ole veel otsustanud. Aga mu viimased eksamid, ma sain maksimumpunktid viimases 2 eksamis. Ma olin lihtsalt nagu, kust need tulid. Mu lõputunnistus hakkab põhimõtteliselt nägema siuke välja, kui ma nüüd selle lõputöö suudan ära teha, et kõik need ained, kus ma suutsin keskenduda ja kus mul oli aega õppida. Ma sain kas 12, mis on maksimumpunktid, või siis 10, mis on nagu A, teine on A+. Ühesõnaga, tegelikult mu hinded olid väga head nendes ainetes, kus ma ei jõudsin õppida ja siis olid mul paar ainet, kus ma ei jõudnud üldse õppida ja selle ma nagu läbisin bare miinimumiga. Kas 2 või 3 eksamit tegin jõuludel, sellepärast, et ma ei jõudnud novembris teha seda neid, kuna ma käisin tööl. Ja ma alustasin pool aastat tagasi Vestases, mis on maailma suurim tuuleturbiine tootav firma ja mis on ka maailma kõige jätkusuutlikum firma, mis oli üks põhjus, miks ma selle töö valisin, kuna mulle väga meeldib see, et firmal on mingi nagu tõesti väga suur missioon ja nad on selles, mida nad teevad maailma parimad. Ja loomulikult see on, ma olen lihtsalt nagu mega tänulik, et ma sellise võimaluse sain tootedisaini juhina, mis tähendab seda, et ma vastutan selle veebiplatvormi disaini suuna strateegia eest koos oma product owner'iga ja arendajatega. Ehk siis mina olen nii-öelda disaini pool ja osaliselt ka äripool. Product owner on rohkem äripool ja prioritiseerija ja siis on meil arendajad, kes siis teevad seda, mis me disainime. Ja see on mega suur tiimi töö ja see firma on tõesti, ta üritab nagu väga-väga olla nii-öelda disaini mõttes nagu top
off the top. ja kuna see on hullult motiveeriv, siis see on ka üks põhjus, miks ma olen teinud vähem sisu sotsiaalmeediasse, sest ma lihtsalt ei jõua teha kõiki asju korraga nagu ma ei jõua 3. täiskohaga tööd teha, nagu ma ütlesin, et loomulikult ma võiks ka vähesema koormusega töötada, aga finantsiliselt see jällegi ei ole väga kasulik, nii et on mis on. See balanss on ülikeeruline, aga ma olen kuidagi suutnud saada hakkama ja töö mõttes kõigepealt mu ülikool kutsus mind, mitte siis see CBS, kus ma praegu õpin majandust, vaid mu eelmine ülikool, kus ma õppisin IT-d, kutsus mind rääkima nende loengusse, kuidas ühes suures korporatsioonis nii-öelda disaini tehakse. Et õpilastele näidata seda, kuidas see, mida nad praegu õpivad, on väga kasulik ja näitab päriselt seda, mida firmad teevad, sest et see kool on super äge, see on selline praktiline kool. Ehk siis Eestis on võib-olla, ma ei tea, selle sarnane on võib-olla see Parlas Tartus või ma isegi ei tea. Siis meid veel kutsuti Taani UX community poolt rääkima, kuidas me teeme vestlases disaini. Jällegi, ehk siis meil tuleb veel seal ka vist 2 talki ja ma poleks elu sees arvanud, et ma üldse kunagi saan sihukest asja teha. Oli tänulik, et üldse sihukseid võimalusi pakutakse. Nüüd, kui küsida, et kuidas ma stressiga toime tulen, siis kuna mul on nii hea mees, siis ta toetab mind mega palju ja Henry on tõesti nagu champ, suurem tugi üldse. Ja kui ma oleksin üksi või elaksin üksi täiesti kindlalt, ma ei oleks võimeline sihukest elu elama. Mul on lihtsalt mega suur motivatsioon see, et mul on viimane aasta. Ma läksin seda ülikooli kraadi lõpetama peamiselt selleks, et targemaks saada, sellepärast, et mind huvitab majandus. Isegi kui ma enda karjääri ei näe, ma ei tea, finantsides. Ma pushin lihtsalt lõpuni. Kohati see on väga tuim pushimine ja tõesti nagu ma lihtsalt ärkan üles ja ma ei taha minna kooli. Ma ikka nagu viimased 2 aastat ei ole tegelikult tahtnud minna kooli, aga põhimõtteliselt ma ei jäta seda pooleli, sellepärast, et kui ma alustasin midagi, siis ma lõpetan selle. Ma ei ole üldse akadeemiline inimene ja ma olen sellest ka varem rääkinud. Ma väga ootan, et see oleks läbi. Järgmised pool aastat tuleb täiesti crazy. Ma ei tea, kuidas ma hakkama saan. Aga ma saan, kuidagi ma saan. Mul on meeletu väsimus ja ma olen aru saanud, et ma ilmselt peaks hakkama võtma natuke regulaarsemalt vitamiine, sest võib-olla mul on lihtsalt mingi deficiency. Ja ma olen mõelnud ka minna seda perearsti juurde testima, et aru saada, äkki mul lihtsalt on mingisuguse aine puudus. Reisiootus paneb ka mind justkui nagu läbi pushima kõikidest nendest asjadest, mis vahepeal on rasked. Mulle tohutult meeldib reisimine, mulle tohutult meeldib matkamine ja see on ka miski, mis nii-öelda nagu aitab võib-olla sellel keerulisel talvel üle elada. Eriti Taanis, kuna Taanis ei ole lund ka, lihtsalt ongi nagu 7 kuud pori, mis on kohati väga depressiivne. Aga siis me ehime oma kodu, me teeme oma kodu hästi ilusaks, me oleme väga palju raha investeerinud oma koju, sest et see teeb meid õnnelikuks. Keegi küsis, kas tunned, et oled praegu parim versioon iseendast? See on väga huvitav küsimus ja hea küsimus selles mõttes, et ma mõtlen alati, et ma olen alati parim versioon iseendast. Vastavalt tänastele võimalustele, tänastele teadmistele ma üritan anda endast parimat, isegi kui olukord on väga halb. Ehk siis minu jaoks on palju nii-öelda mentaalselt parem mõelda seda, et ma alati olen parim versioon iseendast. Kuigi ma võiks ju alati midagi paremini teha ja ma pidevalt reflektin, et ma oleks võinud seda paremini öelda või seda paremini teha või ma võiks rohkem, ma ei tea, sisu toota või mis iganes teha, siis ma ikkagi vastavalt võimalustele ja olukorrale olen täna parim versioon iseendast. Keegi huvitab, siis need on poleene kõrvarangad. Siis keegi küsis, et mis on muutunud? Kas elu, mida umbes 2 aastat tagasi ette kujutasid, on sinu tänane reaalsus? See on palju rohkemat kui see, mis ma ette kujutasin. Ma tõesti ei oodanud, et ma elan sihukest elu peaaegu 24-aastaselt või et mul on sihukesed võimalused elus, nagu ma olen lihtsalt mega tänulik. Vahepeal panen ehteid, Coco Crush sõrmused Chaneli omad, Chaneli kell, Premiere ja ma isegi, kui ma kõiki oma unistusi sättisin, siis mu unistused tegelikult olid palju väiksemad kui see, kuhu ma olen justkui nagu jõudnud. See kell nii ilus, nii lihtne, see on nii lihtne look tegelikult, mul on lihtsalt triksärk seljas, aga kõik need ehted teevad selle juba nagu level üles. Jälle nipp, kuidas level upida väga lihtne T-särk või triksärk on see, et panna mingisugune sall, mul on Toteme sall. See on väga süke prantsuse pärane viis, kuidas stiliseerida salli. Mis on minu uue aasta eesmärgid?
mu ema sai minu, kui ta oli 24 ja ma olen kohe 24. Ma mäletan, et ma kunagi mõtlesin, et 24 on nagu nii kaugel. Ja nüüd ma saan aru, et 25 on palju lähemal kui 20. Kas kellelgi teisel on ka tunne, et nad on mingi vanus, mida nad tegelikult ei ole. Aga viimased, ma ei tea, 5 aastat ma olen tundnud, et ma olen 25. Mu kaamera suri ära. Me käisime juba õhtusöögil, ma panen siia paar klippi. See oli väga mõnus koht. See oli mingi kale salad, mis oli kochimarjade, walnutite ja põivatatud cranberry'de ja kale'i ja parmesaniga, mis oli mega hea. Ma vahepeal muutsin oma soengut. Väga nunnu väike lipsuke, mis ma tegin. Tundus nunnu. Aga eelmise jutu jätku. Ma olen sellises naljakas kohas endaga, et ma olen viimased 5 aastat tundnud, et ma olen kõige jaoks liiga noor. Ükskõik kuhu ma läksin, siis ma olin kõige noorem. Ma käin veel gümnaasiumis, siis ma ei saa tööd teha ja mingid siuksed asjad, mis nagu piirasid, mis ajas mind tohutult närvi. Ja siis ma tundsin iseennast, nagu ma oleks 25. Kool oli nagu teisejärguline, ma pigem tegin tööd. Mu esimene suhe oli 4 aastat. Nüüd on mu suhe kestnud ka peaaegu 5 aastat. Ehk siis nagu ma olen elanud mingit täiskasvanu elu, mul oli väga lühike puberteedi ea aeg vanuses 14–15 ja siis korraks mingi, ma ei tea, 18 aastat võib-olla, aga ma lõpetasin kooli 4 aastat tagasi või. See on täiega veider tunne, sest nüüd hakkab nagu see faas, kus mõned inimesed otsustavad, et nad saavad lapsi või nad kihluvad või mingi nagu samm, mis nagu elus tehakse. Mõned lükkavad seda edasi ja teevad, ma ei tea, keskenduvad karjäärile. Ja siis mul on nagu siuke veider faas, kui ma nüüd mõtlen nagu järgmise aasta peale, et näiteks karjääri mõttes. Ma arvasin, et ma olen selles kohas, kus ma olen täna, kui ma olen 30. Ma olen 23. Ehk siis mul on nagu, ma olen nüüd täpselt selles kohas, et ma naudin seda, kus ma olen. Mul on tööl väga palju vastutust, rohkem vastutust, kui ma oleks üldse kunagi oodanud. Ma lihtsalt nagu tahan seda vastutust kanda ja iseennast tõestada, et ma üldse saan, ma ei tea, siukse tööga hakkama ja nii edasi. Tahaks näha, kuidas näeb välja elu ilma ülikoolita, ilma nagu kooli ja töö kombineerimiseta, sest viimased 10 aastat ma olen niimoodi elanud, et mul on töö ja mul on kool. Ja siis ma tahaks seda vabadust, et mul ei ole kooli. Mul on ainult üks asi või ma ei tea, sotsiaalmeediaga koos 2 asja, millele ma keskendun, et ma ei ole nagu pillapala laiali. Et seda ma ootan kindlasti 2024, aga teistpidi. Ühesõnaga, miks ma sellest vanuse jutust rääkisin, ongi see, et mu sõbranna just sünnitas ja nüüd ta on 2 kuud, ta laps on 2-kuune. Siis mul lapsepõlvesõbranna Loole kihlus. Palju õnne. Aga lihtsalt see, kõik mingid inimesed teevad mingid samme elus ja siis ma mõtlen, siis ma ei tunne, et mul on mingit survet ja võib-olla sellepärast ma naudingi seda karjääri osa, et ma kuidagi nagu hullult palju rabelesin sellega nüüd siiamaani ja nüüd ma tunnen ennast nagu at peace. Ma olen jõudnud kuhugi, kus ma olen rahul, ma ei pea enam hullult palju rabelema, muidugi nagu ma teeks hea meelega kõiki neid TED-hokke või neid asju, kuhu kutsuti ja nii edasi, et ma teen kõiki neid asju hea meelega, aga ma ei tunne, et ma pean nagu hullult nüüd ronima kuhugi edasi, ma võib-olla korraks tahan lihtsalt olla. Võib-olla 2024 ma küll selles faasis veel ei ole, kus oli minu ema, kui minu vanuselt. Minu jaoks on pigem mingi, ma ei tea, mingi kinnisidee. See on kindlasti mingi finantsasi. Ma sain teada, et Taanis saab peaaegu eurodes on, kui sa saad kõvasti vähem laenu, kui sul on perekond. Oli väga ratsionaalne pool minus, mis otsustas, et okei, siis peaks enne siia korteri ostma. Korteri ostmine Kopenhaagenis on olnud üks muu viimaste aastate väga suuri nagu finantseesmärke. Taanis korter maksab, mis vähemalt siuke korter, mida me praegu vaatame, umbes 600 000 eurot. Et nagu selle eest võiks, ma ei tea, Kagumaale maja osta. Ja sellele tuleb teha sissemaks 10–20%. Välismaalastel tavaliselt nõutakse 15–20, oleneb, mis kontaktid sul on. Me oleme nagu seda sissemakset nüüd kogunud. Hiigelsuur summa, nagu 10 000, mida ma kogusin selleks, et ülikooli minna, tundub täiesti nagu kõki-mõki selle kõrval, et koguda, ma ei tea, 60 000. Kui rohkem isegi. Ja meil on see sissemakseraha varsti koos. Vähemalt, kui ma nüüd nagu jälgin oma seda matemaatilist trajektoori finantside mõttes, mis ma olen endale teinud. Sellepärast olen ma mõelnud, et 2024 vähemalt lõpus
võiks hakata otsima advokaate ja nii-öelda hakata vaatama korteri ostmist. Aga see ei tähenda, et me selle nagu ostame nüüd järgmine aasta, võib-olla me ostame selle 2 aasta pärast. Ma lihtsalt tahaks hakata aru saama, kuidas see süsteem toimib, sest see toimib Taanis täiesti teistmoodi. Kui kedagi huvitab, siis võib mulle Instagrami kirjutada, aga siin on floating bonds ja nagu see ei ole üldse, sa ei võta lihtsalt pangalaenu. See on väga keeruline süsteem ja ma lihtsalt tahan hakata sellest aru saama, et mida see üldse tähendab, eriti välismaalase jaoks siia osta korter, sest et siin on mega palju reegleid. Aga see on kindlasti nagu üks asi, mida ma tahaks või mis on mul nüüd nagu eesmärk, et esiteks, et Kopenhaagenis elad maha saada ja siis ka, et me võiks jääda, siin on igast erinevad reeglid, aga ühesõnaga, siis me saame hoida enda nagu residentsit. Ja siis võib-olla üks hetk Eestisse hakata midagi vaatama nii-öelda nagu investeeringu mõttes. Et see on nagu mingisugune asi, mida ma tahaks ära teha enne, kui ma ei tea, mõelda koera võtmisele või laste saamisele või mida iganes. See on nagu minu mingisugune mental asi. Ja teine asi on taani keel. Taani keelt ma ei ole lihtsalt jõudnud õppida, sest et ma ei suuda olla check of 5 trades. Ma suudan olla maksimaalselt check of 3 trades või 2. Õigemini, ma suudan teha 2 asja korraga. Tavaliselt nüüd olen ma otsustanud, et ma teen oma tööd ja ülikooli korraga ja sotsiaalmeediat ma teen nii palju, kui ma jaksan. Aga sotsiaalmeedia on esimene koht, kus ma ütlen ei või ma lihtsalt ei jõua nagu sellega tegeleda. Ja nüüd, kui äkki kool läheb kõrvalt, siis ma olen võimeline lõpuks taani keelt õppima niimoodi, et ma tõesti nagu süvenenult õpin seda, sest loomulikult ma juba saan aru, mida öeldakse, ma vaatan filme taani keelsete subtiitritega ja nii edasi, aga lihtsalt ma ei ole nagu suhtlustasandil mugav. Võtame nüüd midagi lihtsamat. Ei, mul ei ole läätsi ja ma ei ole teinud laseroppi. Ma tegelikult just käisin silmakontrollis. Ma arvasin, et mul on miinus halvemaks läinud. Ja siis ma käisin sellepärast silmakontrollis, et ma tundsin, et ma olen hakanud halvemini nägema, aga ma ei saanud täpselt aru, mis mu viga on, nagu kas see lihtsalt on halvemaks läinud. Ja siis ma käisin silmakontrollis ja tuli välja, et mu miinus on täpselt sama. Mul on silmad erinevad, aga 2-3 vahel. Aga mis on halvemaks läinud, on silinder. Ehk siis ma pean nüüd leidma uued prillid. Ja ma lihtsalt ei suuda otsustada, mis prille ma tahan. Ja ma tegin igast pilte ja ma vaatan, ma käisin mingi nädal aega tagasi seal ja ma lihtsalt iga päev vaatan neid pilte ja ma ei suuda otsustada, mis raami ma tahan. Aga praegu näiteks ma kaamera viewfinderist ei saa aru, et nagu ma ennast ei näe. Ehk siis laseroppi kindlasti kunagi tahaks teha, aga mul praegu alles silma nägemine läheb aina halvemaks, nii et ma ei tohi teha seda enne, kui see jääb stabiilseks. Esimene päev on läbi. Väga palju ei teinud, sest et ma käisin ainult õhtust söömas ja see oli siuke mitteametlik. Ma lähen hommikust sööma ja ma panin ülisuvalised asjad selga ja kokkuvõttes sellest tuli ikka tore outfit välja. Ja see ongi minu garderoobi võlu, mida ma olen nii väga üritanud saavutada, et põhimõtteliselt ükskõik, mida ma selga panen, siis kõik asjad matchivad omavahel ja ma olen lihtsalt nagu väga pikaajaliselt mõelnud, et mida ma väga tahaksin, et mu garderoobis oleks. Keegi küsis ka, et mis on mu keskmine outfiti hind. Näiteks püksid. Mul on 3 paari pükse, mis ongi, mul on valged püksid, siis mul on mustad püksid ja mul on pruunid püksid, mis on kõik olnud sellised, ma ei tea, võib-olla need püksid on mingi paarsada eurot. Ma olen tavaliselt ostnud riideid seili ajal, hooaja väliselt ja pükstega on veel see, et kuna ma olen XXS, siis ma olen pidanud ostma endale brändidelt, mis üldse teevad suurust 30 ja 32, väga paljud brändid ei tee ja siis ma pean veel õmblema need väiksemaks, mis teeb need püksid veel kallimaks. Sealt ka nii-öelda outfiti hind ja see on ka see, sellest tulenevalt ma soovitan mingit kindlaid brände, sellepärast et need brändid teevad minu suurusele riideid. Näiteks Malene Birger on väga cool bränd, aga väga paljud nende asjad ei lähe mulle selga. Eestis on ülipalju lahedaid brände, mis on ka palju jätkusuutlikumad, aga nende riided on mulle suured. Ma ilmselt panen ühed teised Chanel'i hoop kõrvarõngad, aga ehted on samad, mis eile. All on see sama pruun bluus, mis mul enne oli, siis on cardigan, Almada label, mis on ka üks Soome firma, siis mul on Philippa K püksid, mida ma kannan absoluutselt. Ma arvan, need mustad püksid on mu kõige parem investment, mis ma olen girl money talk oli praegu, rahakulu, mis ma olen teinud, selle nii-öelda nagu price per kandmise hind on muutunud väga odavaks, sest ma kannan neid peaaegu iga päev. Ja siis mul on see sama Chanel'i beltbag, mis mul on, ja siis mul on Chanel'i kingad. Ja vaadake, kui hästi matchib nagu kell, kingad, kõik on nii läbi mõeldud. Mitte, et ma oleks päriselt neid asju läbi mõeldud, aga jällegi mu garderoobis lihtsalt kõik asjad
match ivad omavahel ja see ongi garderoobi point, kui sa saaksid vähemalt minu jaoks, et kui ma saan võtta sealt ükskõik mida, panna need kokku ja need jälle sobivad omavahel kokku. Mul on lihtsalt jumastuskreem peal, sellepärast et meil on täna meigikoolitus. Ma sain just meigi. Mul on viimasel ajal väga palju hakanud meeldima enda välimus ilma ripsmedušita või nagu üldse loomulikum välimus, nii et jah, mulle väga meeldib see. Ja make-up artist oli eestlane, mis on nii tore. Me rääkisime alguses inglise keeles ja siis ta küsis, kus ma pärit olen. Siis ma ütlesin, et ma olen Eestist. Ja siis ta ütles, et ma olen ka Eestist. See on nii tore. Aga vaata, kui nüüd see on Le Beige Meigi Station ja Winter Glow on number 1. Ja siis vaadake seda toredat Chanel'i saini. Mulle meeldivad need fairy lightsid ka. Winter Wonderland. You have some questions I discovered. Tarologist. How would my 2024 look like? Окей, mēs pasižiūrėsime tada time that you're having fertility. Mulle laoti tarokaarte ja see oli väga huvitav. Ta ütles, et mul on, tuleb, 2024 tuleb stabiilne aasta. Nii nagu enda suhtest kui ka sõprussuhetest ja et see on hea aasta, et teha modest wedding. Ma ei tea, et mul on väga palju uksi avanemas töös suhtes. Ja nüüd ma lähen skincare eventile, nii et näeme, mis seal on. So please try with me. Yeah. Best is if someone does it for you. Yeah, but unfortunately, each morning and night, Yes, we don't have always a cosmetologist with us. Okay, and You then, can train your boyfriends though. It's yes, that's a good idea. Mul lemmik oli lõpus see, kuidas siis me istusime turundajatega seal nagu pool seltskonda oli juba läinud autosse või autoga ära ja siis teine pool seltskonda ootas oma või noh, me ootasime meie autot. Ja siis me istusime seal Chanel'i turundajatega ja see oli nii tore selline naiste ring, kus oli erinevas vanuses naisi, ehk siis 20-ndatest mina ja siis üks Chanel'i turundaja ja siis 30-ndatest 3 naist, 40-ndatest paar naist ja siis oli ka üks Chanel'i turundaja, kes on 60 ja miskit peale, aga ühesõnaga me rääkisime suhetest ja meestest ja Prantsuse meestest ja Itaalia meestest ja see oli täiega huvitav vestlus ja hästi tore oli vanema Chanel'i turundaja nii-öelda elukogemus, sellepärast et ta 40 aastat abielus olnud ja siis kuidas ta rääkis sellest ja mis see nagu tema nii-öelda nipp on, et nii kaua ühte suhet hoida, et ütleski, et see algab sõprusest see, et su elukaaslane on su parim sõber ja nii-öelda su companion in life, mis oli minu arust väga armas ja väga tore. Üli tore reis jälle. Me peaks selle ülikooli lõpetama või tähendab, mina peaks selle ülikooli lõpetama, me ei lõpeta midagi. Mina peaks sellega hakkama saama. Ehk siis, kui ma selle ülikooli ära lõpetan, siis ma hakkan läbi mõtlema, et kuidas ma sotsiaalmeediat teen. Andke teada, mis kanalid teid huvitavad, kas pigem Instagram, pigem YouTube, pigem TikTok. Ma ei tea, kuidas nagu niimoodi, et see läheb nagu korda või lihtsalt kirjutage, millest te tahate, et ma rohkem räägiksin ja ma võtan kõik tagasiside endasse ja näeme, kui me näeme, ma ei luba midagi. Ciao!